Hinnad Eesti kinnisvaraturul hakkasid langema. Tallinnas on võimalik osta korter, mille saab esialgsest hinnast kuni 700 000 krooni odavamalt. Kinnisvarafirmad meelitavad kliente tasuta puhkuse reisi, köögimööbli või hoopis korteri hinna soodustusega. Me tegime esmaspäevast uue hinnakirja, et oma lõpumüüki kiirendada ja ma arvan, et need uued hinnad on väga-väga head hinnad. Näiteks selle Tallinna kesklinnas asuva korteri pindala on 49 ruutmeetrit ja hind ligi 1,7 miljonit krooni. Eelmisel nädalal oli hind veel 2 miljonit krooni. Hinda langetati 300 000 krooni võrra. See korter ei olegi mõeldud siin suurele perele, aga väike pere, kes ütleme siin, kui pereisa näiteks töötab kodus, on see tööruum ja siin on ruumi väga lähedalt. Seega tuleb välja, et on vara kuulutada kinnisvara hindade langust Eestis. Lihtsalt üks firma on endisest medtöötajate ühiselamust ümber ehitanud kortermaja ning proovib nüüd niinimetatud lõpumüügi hinnalangusega kliente meelitada. Kuidas sellisele trikile teised kinnisvaraarendajad vastu suudavad seista, seda näitavad lähinädalad. Täna ilmunud uuringu järgi on Eesti muide Euroopa Liidu 5 ebavõrdsema sissetulekuga riigi hulgas. Meie rikkamate ja vaesemate sissetulek erineb peaaegu 6 korda. Loodetavasti õige pea need hinnad tulevad sellisele tasemele, kus kinnisvaraarendajad saavad mõistlikku kasumit ja need, kes tõesti tahavad oma elamistingimusi parandada, saavad seda teha.